nii, aga siis liigume sisse, vaatame, mis seal, mingid nupud ja asjad, kuidas toimivad ja kus mingi asi on. Jälle seesama võti, nagu esimeses videos sai öeldud. Kõik teeb see üks võti lahti. Nii, uksed lahti, kohe see astme tool maha. Näe, saavad puhtaks. Nii, sisse jõuate, uksekardin ruloo. Nii, nüüd siin see paneel, mis ma ennem rääkisin, on see siin. Siin on siis, ongi see indikaator numbritega, see nüüd näitab seda 12 voldist siis pinget siin ja seda, kui laadimine taga on vooluvõrgus, siis ta on mingi seal 14 juures. Siis on teada, et ta laadib nagu akut. Ja kui lahti ühendad, siis ta viskab seal mingi 12,5 kuni 13 siis. On siis väga hea nagu akupinge või voolumahutuvus. Et ongi siuke värk, et kui juhul, kui ongi jäänud aku pikaks taha või mingi terved tuled, praegust on suhteliselt täiesti uus aku peal, et vana akuga juhtus siin siuke nali, et jäi mingi siin ventilaator jäi taha, oli läinud mingi seal 10 poole peale või isegi allapoole oli, juba suht siuke päris kuival juba aku. Ja nii kui sai vooluvõrku ühendatud, siis see hakkas kohe nagu akut laadima, aga see laadija, mis siin nagu haagis on, see ei ole nüüd nii võimas nagu need tavaaku laadjad. Ei ole nagu mõeldud nullist hakata laadima, et ta on seal mingi 11 pealt juba või alla 12, siis oleks nagu mõistlik 11,5, siis on nagu kõige kindlam. Et hakata juba nagu laadima seda akut või siis jätta nagu see suuremad vooluallikad, mis tarbivad rohkem voolu, et neid siis mitte nagu kasutada. Ongi nagu veepump, siis keskkütte ventilaator, siis pliidi kohal olev välja tõmbav ventilaator ja siis muidugi terve hunnik neid tulesid siin, et need võtavad täitsa ja välistuli, siis see võtab ega päris kõvasti voolu. Aga kui vooluvõrgus aku uus on, siis mõistlikult kasutada asju, et siis tuleb ikka päris pikalt saab selle akuga hakkama. Et seda aku voolu on vaja siis nende pliidi käivitusasjale siis vaja see sädet, mis tekitab siis keskkütte radikale siis selle gaasi käivitamiseks seda sädet ja siis külmkapp. Ja boiler ka muidugi, et kõik nagu tahavad seda voolu sädet saada, et ongi, et ei tohiks nagu seda voolu täitsa alla lasta. Ja pärast, kui seda laadima nüüd paned, jäigi nüüd jutt poolele, et siis kui selle nüüd see tühjaks suhteliselt on läinud see aku ja panna laadima, et juhtuski niisugune asi, et see siin samas laua all siin on see kaitsmeblokk ja siin sahtli taga. Et oleks siis põlema, nii et võttis päris korraliku tule külge, et ta taakis maha ja põlenud. Et sihukest asjadega peab suht hoolas olema, jah. Nii, aga midagi. Siis ongi nüüd nii, et kui aagisse vool sisse lüütada, ongi see vänni pool, et nupp nagu alla, et ongi 0,1,1, et see kaar on mõeldud siis selleks, mis seal väljas selle diisli küljes oli üks sihuke hall juhe, et kui sul nagu autol on mingi vastav plokk peal, mis laseb nagu lisa 12 volti siia aagisesse, et siis sõiduaeg on nagu võimalik autos siis laadida ja siis külmkappi kuidagi taga hoida, niisuguse trikiga, et seda nagu ei ole, et nagu sissevõte või väljavõte, kuidas seda nimetada, on olemas, aga siis peab autol mingi sugune vigur peale pandud olla, et saaks seda kasutada, et Inglismaal nagu suurem osa on kõigil nagu peal. Aga seda asja nagu ei ole kasutadki üldse, et ongi ainult see aku teema vann, nagu siis ütleme see haagis või kuidas nad seda nimetavad siis, et lülitadki selle siia alla, vool kohe hüppaski 12 video pealt väga ei näe nii hästi, et 12, mis ta seal võib olla, 40. Põhimõtteliselt aku siis see volt nagu on, näitab, et ta on jumala täis. Nii, ja siis need teised nupud, tuled on all, kogu aeg auks, see on siis nagu see raadio ja siis need teised vidinad ongi need säde ja need on siis nagu auks seal. Ja see pump siis ongi see, mis siis seal väljas too veevõtu sisse, veevõtu koht nagu oli seal, ütleme niimoodi, et see
pump sinna ära ühendada, tünn veega alla ja siis ongi, et vajutad selle nagu kohe alla, viskab siis siia tule põlema, noh. On see, et siis on see pump nagu ühendatud ja siis ta tõmbab nagu mingi osa vett automaatselt kohe sinna sisse ära, kui tuleb vastusurve. Siis ta kustub ära ja kraanidest siis tuleb mingi, väheke siis õhku välja lasta, et kui hakkad vett kütma, et siis ongi see, et kui ongi õhk sees ja kütad palju siin, siis võib boileri puruks lüüa, nagu iga asjaga on, et vahet ei ole, kas ta on aagise oma või toa boiler, et kui on just pandud või mingi vett vahetatud või midagi sihukest, et siis tuleb hoolikalt nagu õhk välja lasta, et see kuuma auruga puruks ei löö midagi siin. Et tavaliselt kui pumpa taga ei ole, siis ta on siin keskel asendis, siin on ka näha, et 0 on ja all on nagu 1 ja 1, sellele samamoodi, et siis mõlemal pool nagu on siis nagu see käima lülitab, kui ta keegi nagu harjunud on ja nendel on siis ainult all nagu ainult käima lülitamine. Need vigurid siin on üks olema välistuli, mis läheb kohe nagu sundtuli, et põleb väljas. Siis on, see peaks olema, et üks nendest oli see liikumisanduriga ja teine siis, või kolmas siis oli see kohtvalgusti, kohe vaatame, mis ta siin. Ahah, see on nüüd kohtvalgusti siin, kui selle vajutad alla, siis umbes see siis peaks põlema siin. Ja siis teine ongi, praegust on nii valge, ma ei hakka välja minema, et pimed on parem vaadata, et siis üks on nagu see sund tuli väljas trepi peal. Ja teine, kui siis lüütad selle sund välja, lüütad tolle, siis peaks toimima see liikumise peale andur. Et kui ukse lahti teed, õhtul või midagi, siis viskab põlema ja põleb ja siis kustub ära. Ei ole seda, et jääb nagu põlema täitsa. Need kinni, et praegust on nii valged ajad, et väga neid vaja ei ole. Nii, praegust ongi vool sees. Siis hakkame siit pliidist pihta. Siin on siis pliidikapp. Näitab siis selle vooluga ära siin. Siin on siis see paar tuld, et üks on see keskmine, teine on siis see kapituli. Ja siin on siis veel ülemine on siis selle kapi nagu tuli läheb põlema. Ja siis see on siis duši all. Jõuame siis, näitab see alumine duširuumi siis valgustus. Nii, siin on siis kapis mul igasugust asju ka veel. Tähtsamad asjad kohe minekuks, et ei ole maha mõtet kakkud, et ja siin on röster, siis kätarid, siin on mõned mustikud. Röster see töötab suht hästi, see on muidu 220 pealt. Et see oligi see röster siis, et kui väljas istud seal haagi sees, siis saad teha võileib röstida ja siuke pirukaid soendada, siin on siin rest ka peaks käima üles. Et siuke hea asi, suht uus, oli haagisega kaasas, kasutamata oli. Nii, siin on need vahekapid. Pliit ülesse, 4 rauda. Siin on need nupud kõik. Nii, need on nüüd ülemised, 2 tükki ja siis on veel viimased, siis eelviimane ja viimane on siis nende ülemise raudade oma ja see on nüüd grill, see on siis selle koht, siin on pann on all. Grill on siis see, et ta lööb sealt kausist nagu tule põlema, et saad siis taldrikuga võileibu või pitsat soendada või mida iganes. Nii, pliidis nupud on nii kõik käivad, et kohe keerata need ei saa, et ei ole mõtet murdma hakata, siis keerad puru midagi alla, suure tule peale, väikse tule peale ja siis ongi, praegust on vool sees, tuleb suure tule peal, siis see on grilli oma, paneme raua siis samamoodi alla, suure tule peale, juba kuulda, gaas jookseb, kui alla võetud, siis see sädemenupp on siin, gaas alla, sädet, klõps, põleb. Hoiad vähekese alla, see on see nüüd see turvaluse värk, et sooja anduriga, et kui juhul kogemata kui vasta lähed, et ta ei lähe põlema või mida igas. Lased lahti, põleb, siis on samamoodi kõrval, alla, gaas jookseb. Niimoodi gaas, raske niimoodi ühe käega gaas alla.
nii, läks see esimene põlema. Gaasi tuleb hästi peale, torud umbes ei ole. Kohiseb hästi, juhul kui suurem söögi tegemine, siis on siin üleval ventilaator. Siin on see nupp, et vaadata ettevaatlikult. See siis käib, ütleme, täpselt vastupidi, et vastu kella siis käib lahti, et teised nupud seal mõned käivad niimoodi jälle vastupidi, et jälgida need asjad. Luugid, et lahti, siit on juba tunda, nagu seda sooja gaasilõhna tuleb. Siin on need nupud. Punane siis on, näitab, mul on kirjutatud, see üks on välja paremale, vasakule sisse, noh, nüüd tuleb nagu sooja õhku välja. Vajutasin välja, läks kohe käima, esimene aste on peal. No esimene on nagu normaalne, muidu kui siin neid 2-3 kasutad, siis ongi see jälle, see on väga suur suke energiatarbija, et siis seda akut ikka kulub. Aga nii, esimeses astmest on väga hästi, praegust juba tõmbab juba välja seda. Ja siis ongi söögi tegemine lõpetatud, see keskele, juhul kui vaja ei ole, lihtsalt lahtigi anda juba, tuleb siit õhk välja. Kindlasti kinni panna, enne äratulekut üle kontrollida kõik luugid, et lahti ja muidu on kadunud. Pahandus kui palju. Gaasid kinni, see kinni. No ja muidugi see auk ongi nüüd selle grilli jaoks, et kui grillid siin selles keskmises osas ja siis siin suures ahjus teed mingisugust kartulivärki, siis kindlasti see kaan peab lahti olema, muidu see kuum aur ongi, ainult tuleb siit välja sellest august. Et mujalt tal tulla ei ole, et võib klaasi siis puru lüüa, kui mingi väga suur tuli siin all on, et seda nagu jälgida. Pliidiga siis on nagu ühel pool samamoodi, siis kõik need grilli asjad ja kõik käivad samamoodi. See ahju teema, mingi inglise variant, siin jälle need 1/4 värgid, no seda peab lihtsalt jälgima, et kui kõva see tuli on, et siin päris täpselt teagi, palju siin, mis see number kui palju annab, et toda peab lihtsalt tunde järgi vaatama. Nii, siis on kraanikauss. Siin ongi nüüd see sinine pump, see käib sinna välja, mis sai needatud. See käibki sinna klõpp sisse, stopper ette, siia ta välja lööb, pump käima läheb survega. See siis sinna pumpa sisse, jälgida siis kindlasti, et vesi oleks kogu aeg olemas, sest need on päris tundlikud ilma veeta käimisel, et siis mootoriga ühel pool kõrveb läbi lihtsalt, ta läheb nii kuumaks, et tal on nii kõvad suured pöörded, et tal on kogu aeg nagu vaja seda vesijahutust siis ümber, et puruks ei löö, et olen näinud siin, et kes on unustanud kraani jooksma, et tünn saab otsa ja pump on pärast nagu suur õun, kuumaga paisunud suureks ära ja puru ja kõik, siis on midagi teha sellega. Et see on siis seesama veesüsteemi jaoks. See käib ka veel nagu lahti, aga praegust näha taagis ei ole loodis, et siis ei saa seda päris lahti ja siis saaks nagu selle lauas ja teha, et kuidagi kasutada on, et tavaliselt ei olegi väga seda lahti teinud. Siin samas peal saab ära ja siis kraan. Pumbad asjad taga on, kraan on niimoodi, ta on siis transpordi asendis. Nii tõmbad ära ja siis samamoodi all liigutad kraani pea siia. Ja nüüd on pumbad kõik asjad taga, vesi sees, siis ongi kas kuuma poole, praegust ongi nagu surve sees boileris. Mõlemalt poolt vesi tuleb, ongi niimoodi. Et siis teda jälgida, et juhul kui kokkupanek on, et siis see kraan niimoodi lahti jääb ja siis selle kaanega siia vastule ja siis on kraani lupid taga. Ei ole üldse hea. Et transpordi aseng samamoodi, et vaikselt tagasi ära minek, siis luuk kinni, pump siia samma kraani tagasi kindla koha peale. Ongi jälle null asendis kõik tagasi. Nii, köögivärk siis siuke. Nii, pliidi juures siis külmkapp see suur. Siin on mingi lihalaua taaline asi, seda ei ole kasutanud. Ka mõeldud, et lihtsalt saad siin mingit asju teha. Tavaliselt on siia lisalaua tegelikult asju peale pannud. Lõiganud nagu midagi ei ole, et ei olegi nagu jutti midagi peal. Nii, see selleks. Siis külmkapp. Nii, see osa on siis gaasi osa külmkapil. Ja see on siis 220 poolne osa. Praegust on kõik siis nullis. Võt see punane lüliti, see nüüd ei ole üldse kasut, see ongi see sama, et kui
Aagis on siis selle auto taga, et too sama hall pistik on ka siis tolle ploki taga, et saad siis seda mingi läbi siis võimendiga siis seda külmutuskappi siis külmetada, et kui gaasi ei ole. Trikk oli siin selle asjaga. Nii, külmkapil siis, näitan ära, see on nüüd see lukk. See on siis praegust lahti, ütleme niimoodi, et kui kinni, kui sõidad, siis peaks ikka niimoodi olema. See all nupp lahti teed siis alla siia, alt lükkad nagu üles vähekese, nii, klõps viskab lukust välja, siis on külmkapp lahti. Nii, siuke suur külmkapp. Sügav külm on siin. Siia ikka mahub õlled, asjad külma panna. Ja siis ma näitan ära selle gaasi osa. Ta on pidevalt 7 peal, et ongi, et juhul kui väga hakkab ära külmuma, et kui pikemalt nagu need olemised on, siis on see, et keerad nagu tagasi kuhugi poole peale, 4 peale või niimoodi. Et siis hakkab nagu sügavkülmaga väga ära külmuma, et külma tuleb nii palju peale, et gaasi suhtes ta nagu õnneks võtab suht vähe gaasi, et ei ole niimoodi kunagi hätta jäänud, et isegi 4-5 päeva on pidanud vastu koos küttekasutusega, et on gaasi üle jäänud. Et õnneks neelaja ei ole siuke gaasineelaja. Et siis ongi, see on kogu aeg siis ütleme 7 peal. See on nüüd see nullasend nagu pliidilgi. Keerata praegust ei saa, stopper nagu peal. Samamoodi, et alla vajutada. Siin üleval on siis see tulemärk. Vajutad alla, keerad nii. Okei, ühe käega on praegust kehva. See ongi see, et pead hoidma seda nuppu all. Nüüd on nagu gaas jookseb seal põletis. Ja siis seda starter nuppu vajutama. See hakkab vilkuma, see tähendab seda, et ta annab sädet praegust. Näe, vilkumine kadus ära. Ja nüüd on kuulda, et põleti nagu käib väljas. Seesama, kus see külmkapi koht võre oli. Nüüd on see, et külmkapp on gaasi pealt tööle läinud. Nii, seda saab veel kontrollida siit. See pits, mis seal taga on näha. Ta on nagu mingi siuke klaas, suurendus klaas on nii öeldes. Et näed, et põletis seal väljas siis tuli on olemas. Ja kuulata nagu põhimõtteliselt, kui ta kahiseb, põleti nagu töötab siis hästi, siis on see, et külmutus läheb ilusti, hakkab juba siit nagu põhimõtteliselt juba siis külmaks minema. Need kohad siin all on nagu esimene. Et seda ta siis külmetab kõige ennem külmemaks ja siis sellega on siis ühendatud need ribid, mis siis tuleb jahedad siia. Et selle järgi siis saad vaadata, et kui külmaks juba külmkapp läinud on. Ega ta põhimõtteliselt poole tunniga peaks juba olema suht juba miinuses, see sügav külm siin. Et alguses oleks mõistlik lasta külmkapp nagu külmaks ja siis panna nagu neid soemad asju siia, et kui sa alguses siis paned nagu külmkapp punni täis ja gaas ja siis ma ei tea, elektriga võib-olla jah, midagi muud, aga gaasiga siis kulub seda aega maru kaua, et ta üldse siin külmaks läheb. Et alguses külmaks lasta ja siis panna asjad sisse. Ja nii, see oli nagu elektri pealt, siis uuesti see kinni, gaasi pealt ja siis vahepeal, juhul kui ongi tuul kõva sealt külje pealt ja niimoodi trehvab, et siis on näha, et see hakkab nagu pliksuma. Et see, ma ei tea, selle võib nagu välja ka lülitada, et muidu kui lähed kuhugi eemale külmkapp on taga, siis jääbki see plõksuma, see nagu ennem ära ei kustu, kui on nagu gaas taha tulnud, siis gaasi nagu ise taha ei tule, et pead vajutama, et siis ta lülitab selle anduri välja. Aga ma olen nagu lülitanud gaasi pealt ilusti töötab ja siis lülitanud kohe välja, et juhul kui ära kustub või midagi, et siis ta ei hakka plõksuma, et ei ole ohtu, et ta võib-olla selle läbi nagu plõksutab selle pool tund aega plõksib siin. Et väljas olles saab kontrollida samamoodi, et seal külmkapi need ribid, mis üleval olid seal, too ülemine osa, siis seal veerand siis, või vähem kui veerand on siuke teistmoodi luuk, et sealt peaks tulema siis seda sooja õhku sealt külmkapi siis sealt korstnast, ütleme niimoodi. Ta ongi siis kuumutamispäelt siis külmetab siis mingi siukse protsessiga, ta töötab siis gaasiga. Et kui gaasi pealt enam ei kasuta, aga ongi, et elektri pealt siis seda poolt ei ole üldse vaja puutuda, et need peaks olema kõik nullis siis all siin, see on lihtsalt, kui palju ta külmetada seda vaja, siis see ka siis nulli peal ja siis on ainult see pool. See on siis 5 peal ja siis ainult elektri pealt on klõps see sisse, läheb tuli põlema ja ongi elektri pealt siis külmkapp käib. Et rohkem ei ole vaja midagi, et neid 2 pealt siis neid korraga kasutada ei tohi, et siis võib siin midagi väga jama juhtuda. Et on niimoodi öeldud, et ainult 1 pealt siis korraga.
need 0, siis kui kinnipanek on, noh, see võib jääda 5 peale, siis samamoodi, et kui pikem aega kuskil olete, mida iganes, siis et vaadates vähemaks keerama, siis ainult siit keeradki, ongi kõik. Et üle ei külmeta, et mingi 4 päevaga või rohkem, siis on juba asjad nagu nii piisavalt külmad, et kui kogu aeg sooja peale ei lao, et siis on see, et jah, et hakkab päris jäässe minema. Et siuke siis värk külmkapiga, lukk peale, liikumine, et ust lahti löö siia või ära ei murra midagi. Nii, siis edasi läheb siin, need on siis 220 pistikud siin ringirattast igal pool. See on siis gaasiküttega siis see boiler, noh, vee siis soojendamine. Siin on, ta oli muidu originaalis siin päris all, noh, halvas kohas, ütleme niimoodi, et jalaga mindi vastu, siis lõhkus siin ära ja noh, sai siis sinna üles pandud, et on siuke värk ja noh, ja siis kui seda nagu kasutama hakata vesi sees, siis siin on nagu see gaasitrass, siin on nüüd ongi see boiler, ta oli vist pea 10 liitrit siin voodi all. See on nüüd see elektriplokk, et juhul elektri pealt ei tööta, siis tuleb seda nuppu vajutada kaitset siin. Aga gaasi oma on siis siin, see punane kraan seal paistab. See tuleb nüüd keerata torudega siis pikku niimoodi lahti. Nüüd on gaas lahti, et see tuleb saati kinni keerata, et juhul mida iganes keegi seal vastu läheb, et siis ta võib siin maha midagi põletada, et kui boileris ka vesi sees ei ole, siis teeb väga palju pahandust. Nii, kui see nüüd alla lükata, läheb roheline põlema, praegust noh, videos muidugi kuulda ole, käis siuke võpsatus, gaasiplahvatus seal väljas, mis on nagu sisse ka kuulda, vahepeal käib kõvemini, vahepeal vaiksemini. On seda plõginat kuulda, starteri plõginat nagu piigil, kui seda sädet paneb. Kui ta põhji ära teeb, säde nagu ära kaob, see plõksimine, roheline ilusti põlema jääb, on praegust boiler, ütleme, noh, 100% tööhoos. Vesi on sees, gaasi pealt nüüd kütab seda boilerit suht ka niimoodi, 10-15 minutit juba hakkab sooja vett tulema. Siis on ka niimoodi, et mida noh, kauem kütad, seda kuumemaks see vesi läheb, siis ta lülitab ise automaatselt välja, siis uuesti põlema, seda on pärast kuulda, kui ainult noh, gaasi pealt kütad. Et siis ka nagu jälgida, et noh, väga nagu vett hullumoodi, kui suur see kasutus nagu on, et siis ka sealt kraanist siit siis lasta seda õhupurtsu välja, et noh, ta võtab nagu selle gaasi sisse, et eks ikka kuskil siin torudes on õhk sees, et siin nagu noh, tuleb vesi alati nagu välja, siis sisse, välja, sisse, õhumullid vahel. Kui välja lased ja pikemalt oled, siis enam neid mulle ei teki ja siis on suht okei. Praegust töötab, siis ongi, et kui enam kütmist ei taha ära pestud või mis iganes, siis panna kinni, siis ei ole nagu mõtet rohkem enam siin kõrvetada. Üles offi, kindluse mõttes jälle kraan kinni, et seal, kui vesi taga põhiselt on, siis ta nagu noh, ei tohiks nagu juhtuda, aga siis ongi too, et kui veekasutust ei ole, et peakski olema see nagu kinni, et lapsed siin mingit nuppu panevad käima, mida ei jõua silma peal hoida, et siis pärast on pahandust rohkem kui asi väärt. Parem tuu kraan kinni siis, kui kütmist ei ole. Nii. Ja siis siin on nüüd see elektri pealt, see sama boiler nüüd on selle pealt, ma tegin märgid peale, et näha, et siis, et ta praegust oleks nagu elektri pealt, ma enne proovisin lihtsalt nuppu, et nüüd oleks nagu praegust, näe, off on lahti, et nüüd on nagu elektri paned sisse, siis see tuli läheb põlema, ta läheb nüüd põhimõtteliselt kohe siis elektri pealt, ta hakkab kütma ja see on nüüd täisautomaatne, see on niisugune uuem süsteem juba. Et siis ta kütab boilerit siin automaatselt ja selle boileri sees oleva siis selle küttekehaga nagu nüüd need uued kõik boilerid on, et ei ole seal gaasiga vaja kõrvetada. Ja siis kinni on siin, siis on näha juba, et ta on offi peal ilusti, et ei ole segadus, et kus pool ta nüüd on kinni lahti on. Ja noh, see on mingi nüüd seesama mingi põleti teema, seda ei ole kasutuses olnud üldse. See nüüd elektri pealt kütmine. Samamoodi, et kõik korraga ühel ajal tööle ei tohi panna, et elektri pealt ja gaasi pealt, siis on ka halba juhtub, et kõik ainult üks korraga. Nii, siin on siis seesama radikas, kütte siis keha, kolle, kui ta nimetab. Nii, siin on siis elektri pealt samamoodi, kas 500 vati pealt 1000 või 2000 vati pealt, no 2000 vati pealt praegust on päris soe, läheb saunaks ära. Et siin on nüüd see regu, et
mis kraadi pealt ta välja lülitab. Nüüd, kui ta vooluvõrgus on ja siin nüüd onni lükkad, siis läheb see rohuline tuluke põlema ja siis hakkab kohe toimetama siin see ahi elektri pealt. Et see siis samamoodi, et tegin siia kriipsud, et paremini näha, et kas ta on väljas või ei ole. Ja siis praegust on offis, elektrit taga ei ole. Et ongi, vaatad, kui soe on, keerad nuppu sealt. Ja siis seesama nüüd see ahi gaasi pealt, sealt on siis offis, elektrit taga muidugi ei ole, kui metsas ei ole, kenekat taga ei ole, seda peab kindlasti jälgima, generaatori taha ühendada siis, et kõiksugused voolu asjad siin kõik, on külmkapp, boiler, siis see pliit ja tähendab, see ahi oleks nullis kõik, et keneka taha lükata, siis võib, esiteks kenekale midagi halba teha, võib midagi välja lülitama, et tuleb suur koormus taha. Nii, gaasi pealt on siuke trikk, vot see on nüüd see keskkütte ventilatsioon siis mootoriga. Jõuan sinna, et vaatame selle. Siin nüüd on samamoodi, et numbrid peal, gaasi oma lihtsalt keerad alguses siia 10 peale ära, nii alguses, kui ta külm on niimoodi, et gaasitrass kinni on, kõikidel nende seadmetel on siis niimoodi, et peab mingi vähemalt paar minutit või minut, oleneb kui kiiresti see gaas nüüd sinna seadmesse seal levib, seda trassi pidi ja kõik. Et praegust on mul juba läbi lastud, põhimõtteliselt peaks kohe minema. Et ongi, et siis see alla vajutada, see on nüüd gaasi peale tulek nagu pliidiliselt alla ja siis see suur nupp on see starter. Nii, ja peate peal hoidma seda nuppu. Ja siin on üks väike aken, peab siukse nurga alt vaatama, nüüd te näete seal, põleb, et kui külmevad ilmad, kui miinustega oled kuskil, ma sen olin siis kui lahti lased, siis ta võib kohe ära kustuda, et ongi see, et pead peal hoidma täpselt nagu pliidil, et alles see, kui see andur soojaks läheb, et siis jääb see gaasivärk käima seal ilusti. Et kui ta alguses külm on, võib siuke päris kõva kõhin tulla niimoodi, et ta lööb nüüd torud soojaks ja siis selle põleti. Ja praegust nüüd ongi tuli taga, et juba tunda, et sooja tuleb, et ta momentaalselt nagu hakkab kohe põletama, et suht siuke äge süsteem, et nii kui tuli nagu suur ei ole, aga sooja nagu see levivus on päris kiire ja siuke efektiivne. Et selle järgi on näha, et siis mingi aeg kütad, siis termomeeter on seal peegli juures, vaatab, palju sooja on sees ja siis väljas. Ja siis, kui hakkab päris saunaks läheb, öösel eriti, siis peaks ikka tegelikult tagasi tõmbama, kui juba siuksed sügisilmad on, siis on muidugi rohkem, aga suveilmad, ma ei tea, võib-olla kui oled mitmekesi soojemad õhtud on, siis ei ole kütet üldse vaja kasutada, et ainult selle juhul, kui külmad on, et pead tagasi keerama, et muidu läheb nii saunaks ära, et raske on kohe hingata, et siis ongi seal kuhugi sinna 3 kanti, et siis siit august vaatad, et kuna see tuli nagu hästi väikseks läheb, et ta nii jõhrat tundlik ei ole, et ta kuskil siin lõpu poole alles hakkab tuld maha keerama. Nüüd sellega, ja siis kui keerad uuesti nulli, ta keerab selle kraani kinni, tuli nüüd kustus ära väikest seda sädekest oli näha, starter jääb nii nagu on, ja siis kui ongi juhul, kui gaasi pealt kütmine on, ja akut kõvasti on, siis on see, et siuke asi on siin. See nüüd on, sundkäivitus, see nüüd automaatne, seda ei ole kasutanud, ei tea, kuidas ta peaks töötama. Nüüd ventilaator töötab, siis tuleb nagu voodi alt, küte on taga, tuleb sooja õhku siis voodi külgede pealt ja siis vetsus sealt nurgast tuleb siis see nagu keskküte, siis ütleme niimoodi. Peaks siis kõik selle sooja õhu igale poole laiali lööma või niimoodi tuulutama ja olema. Siis siit keerad. Ei tea, kuulda, kas on. Ventilaator nüüd uhab, ventilaator on siit taga. Et see on ka muidugi siuke hea voolusöödik. Et kui elektrivõrgus oled, siis on siuksed ventilaatorid hea kasutada, aga kui kuskil metsas aku pealt, siis võiks nagu mõelda, et kas on ikka mõtet seda kasutada, et voolu jätkuks nagu teiste asjade jaoks. Ja keskele kinni, nüüd ventilaator jäi seisma. Nii, need said ära, siis suur katuse luuk on, siin on siis pimendav see luuk, kui öösel magama, siis kõik need rulood alla, siis on hea pime uuste pealt ja köögis takna pealt ja siit, kui kohe nupust võtta kinni, siis ta nagu hüppab lahada, ma aru nagu tundlik siuke, siis nagu liigutada siit nende pealt ja siis siin vahel on üks vahe, et siis
tahad liigutada nagu sääsevõrguks, et noh, siis on nagu valgus jälle peal, et kui hommikul ärkad, siis paistab kohe nagu valgus silma, see nagu ei ole hea, et kui niimoodi, et siis pead pimendama panema. Mis teed siin? Nii, siis siit käivad nupuga lahti alla vajutama. Et kindlasti, et kõik pead alla vajutama. Et siis saad teha luugi lahti. Ta käib üles välja ja siis ongi, et kas paned siia luulutus avasse, et kui keerad, siis need lukustid löövad lahti. Ja kui lahti keerata, siis igal pool on need nuppudega, et pead nupu alla vajutama ilusti ja siis saab neid inke keerata. Et murdma ei hakka, et nad siis murrad need ära kõik siit, need luugilingid. Kardinad käivad siis niimoodi alla, üles alla, sääsevõrk siis niimoodi alla, üles alla. Saad võtta samamoodi alla, niimoodi. Need võtavad siis ise automaatselt kinni, lükad üles, lükad alla, kinni. Siis ongi ülevalt samamoodi, kui pimendab ette, alla välja, juhul kui sääsevõrku ees üle, või siis need liiguvad koos, kui aken lahti on. Et kõik siis niimoodi rahulikult ja siis esirelood on siis samamoodi, et käega nagu liigutad, noh niimoodi, ütleme niimoodi, et noh, praegust on kinni, näe, ta nagu üles ja tuled, siis pead nagu alla lükkama ja endast eemale. Või noh, enda pool tähendab, endast eemale, siis ta nagu võtab kinni. Et siis kui lähed, siis võtab kinni. Et need käivad niimoodi siis samamoodi. Voodiga on siis nii, et need esimesed nurgad, nendega ei ole midagi teha, need on lihtsalt nagu ilu jaoks. Siis see sama kapp, see käib muidugi lahti ka söögilauaks niimoodi külgede peal. Tulevad need lahti, saad lahti keerata ja siis saad nagu suure laua teha siia. Suure laua teha siia. Ja siis kinni. See on nagu see kapi variant. Noh, ta ongi siis nii, et siis tõstad need nurgad üles, selle kapi siis võtad ära, et tõstad vannituppa sinna akna alla, noh, kui ma jõuan sinna. Ja need siis sealt kapi alt tuleb siis see pulgarida, peab tulema siiani välja, siia vahele, noh, ta jääb nagu tasa niimoodi siia. Ja siis need seljatoad käivad siia vahele ja siis seal vannitoas nüüd garderoobis on üks suur padi, niisuguse kardina materjaliga. Ta tegelikult ei olegi seda patte nagu mõeldud, et see kapp jääbki niimoodi magamiseks sinna vahele, aga see nagu jama on. Siis on mul tehtud nagu niisugune padi, et saad panna, siis ma olen nagu padja siis siia poole nagu jätnud. Et need siis paned siis sinna pea juurde, et siis on ilusti nagu sirge, et ei ole mingit muhku või lohku peal. Et sellega on siis siuksed lood. Vannitoas siis on niimoodi, nupp käib siit samast. Niimoodi klõps kinni, klõps lahti, sõiduaeg loomulikult kinni panna, et muidu hakkab siin lõhkuma. See nüüd see tünn, mis see välja käib pumbaga 40 liitrit. Kõik aknad samamoodi. Kindlasti need alla vajutada, kui liigutada. Siis jääb kinni nupud, kõik alla. No, kõik aknad on niimoodi. Siin on mul siis koristusasjad, seesama padi, mis sinna auku käib, 2 tooli, mõned riidepuud nöör, kui metsas puude vahele, ja siis on see aagisesine riie ka siin all. Et see ei pea nagu jalanud ära võtma, ta on see hingav spetsiaalne riie. Et siis on nagu mugav ees kõndida ringi. No see on nagu siis hea kasutada, kui sul telk on ka nagu olemas. See, mis mul nagu seal lehe peal näidatud, noh, paku nagu seda telki. Me alati paneme telgi, siis ütleme siia täpselt haagise vastu, see lina maha, laud välja, toolid välja, siis on nagu mõnus. Et ei pea päris lageda taeval istuma, et siis on nagu mõnus see kuban. Aga noh, ilma telgita siis on nagu jama sellega, et siis ei ole vahet, ma arvan. Seda vihm sajab peale või kõik saab ikka märjaks. Duširuum siin. Duš töötab hästi. Kasutan kogu aeg metsas. Vett on normaalselt 5 liitriga ei ole midagi teha. Nii, kraanikaus samamoodi siin. Kraanid käivad. Tuleb soe küll, kraanikapp, noh, siin on
sihuke pikema aja teema ja siis kõige tähtsam muidugi laud samamoodi nupp alla. Siin on nüüd laud, tuleb välja, lihtsalt käib kokku, et seda hoida, see on päris originaallaud, ilusti säilinud senimaani, hoitud hästi, et kuumi asju midagi ei pane, et kuuma plated, alused on kõik pliidi juures kapi peal, või kapis tähendab, kui panna midagi potti, et lauda ära ei põleta, et väga vinge, kerge laud, et see laud käib tegelikult siia keskele ka, on originaalis mõeldud, et siis saad nagu süüa siukses asendis, nagu kõik istuvad diivani peal ja siis laud on keskel ja siis tolle lauaga siis saad nagu pikemaks seda lauda teha sünnipäeva lauda teha. Mida iganes. Nii, vetsupots ongi nüüd seesama, kui see klapp kinni. Siin külle pealt ongi, pott on ees. Klapp ongi seal, et kui häda hakkad tegema, siis ongi seal luuk lahti, luuk kinni. Kukub see jant alla, keem on praegu sees, et ongi stardi valmis kohe. Ja siis on see oranž vedelik. Siit lased nüüd seda vett peale, ütleme see, mis see üleval nüüd see haagise seina peale see ava oli. Sealt täidad seda, siit pumpad peale. Praegust ongi ta on loputanud seda jama siin lahti. Tuleb see keem ja kõik jääb siia. Kui ma luuki tõmban, kõik jama kukub siin alla või suurem häda on siis kohe luuk lahti. Siis kukub kohe alla. Nüüd väiksema hädaga siis on see, et luuk kinni on, vahet ei ole. Tõmbad linki, kukub alla, aga ja siis siuke värk ongi. Aga ongi kõik. Niimoodi see siin käib, rahulikult vaadata. Teleka asjad on, telekas on ka siin, see on ka vooluvõrgu, puhtalt vooluvõrguga. Satt on siin, see on siuke pikem teema, kes ikka telekat vaatab. Raadio siin, seda ka nagu kasutus, see on ka suht uus siin. Ja siin on siin see lood sama, mis ma rääkisin, kui jalgu panna. Kui paned siia vait eest ära, siis on näha nüüd, kui mööda ta on, nüüd tahaks nagu nina alla lasta diisliga ja siis autopoolset külge ennem ära tõsta ja siis nüüd sealt puu poolt siis järgi keerata, jäigalt kinni, mitte väga hullult murda, et väga suurte aukude peal ei ole mõtet nagu ennast ajada, et pool meetrit hakkad tõstma, tungid jõuavad küll tõsta 800 kilo üks, aga võib juhtuda nii, et haagis vajub ära, nagu siin ühega oli, et lõhkus siin 2 jalga ära ja on seda jama vaja. Et mõelda ennem, kui teha või küsida järgi, nõu anda ja siis läheb puhkus normaalselt ilma probleemideta. Vot nii, aga siin see siuke retro haagis on, et siis lõpus kõik koristada nii nagu on ja tagasi tuua ja kõik laabub.